Seda meest tuleb katta mitte sel hetkel, kui ta võtab palli taskust, vaid enne, kui ta selle palli sinna saab. Jah, et kogu see asi on jah ikka selles, et kus kaugel ta selle palli saab. Kuigi Riid on ka selline mees, et ta võib 3 punkti joone taga ja vaikselt hakkab lähenema ja ikkagi sealt. Üks korjatus, 2 sammu ja pall taskust välja. Nii, Baxter nüüd tabab sellise raske viske ka lõpuks. Suhteliselt praeguse seisu siin ei morjenda. Piisab veerand. Howard Pryor on väljakul. 6 sekundit jääb rünnaku lõpuni. Ja Sokk proovib 3-st. Ja eksib. Jah, seda pingil olnud, et suhteliselt võib-olla, aga no õige vise tuli ära visata ja tuleb julgemalt võib-olla ette võtta veel seal. Siin nüüd järjekordne läbimurre Vairooksilt. Et natukene on jah, et Kalev on seda siis kaitsetegevust nii-öelda lõdvemaks lasknud, et lastakse niimoodi läbi ja ei võida ta nagu lõpuni, aga arvestades olukorda, siis ei ole see veel kõige hullem. Ja raske uskuda, et siit veel midagi hullemaks nagu saab väga minna. Noh, nüüd on küsimus jälle selles, et kuidas see mäng lõpetatakse. Nii ka Rait Keerla sai siis väljakule. Küsimus lõppkokkuvõttes on jah selles, et millise tundega see mäng lõpetatakse. Kui nüüd siin nii-öelda numbriline kaotus peaks selles mängus tulema ja saadakse edasi tänu sellele, et oli 15 ees, et siis ei ole sellest nagu rõõmu kellelgi, samas noh, seda rõõmu vaja, kui Kalev on juba edasi saanud. Noh, realt vaatajatel ei ole rõõmu, aga mängijale võib-olla psühholoogiliselt on parem, ei ole hea ja nad ei ole nagu, kui nagu oleme hästi nüüd jälle jube kihvt. Et jah, kas on lõppelt rõõmu vaja või mitte. Hetkel 35 sekundit verda lõpuni ja Kalev eksib. Pall kiiresti üle. Baxter võtab hoo maha. Ilmselt mees võtab selle lahenduse enda peale. 10 sekundit veel aega ja nii ongi 3 ja... No ja nüüd on vahe 14 punktiline, et isegi 13. Ja liiga vara hakkasime neid lippe vardasse tõmbama, aga samas on see ka väike põnevus. No muidugi, et põnevust on vaja, sport ongi meelelahutus, sport ongi põnevus ja adrenaliin, nagu me siin pea iga nädal saame iga päev Palespordikanalilt selle tunnistust. Aga kolmas veerandak siis, palun teie ees, 67-54, vaatame kiirelt ka statistika üle. Kalevil siis 2 punkti visked 68%, 25-st 17, 3-sed 15-9, 60% ja visked 10-6-60%. Vaatame ka Ventspilsi samad numbrid üle, 2 punkti visked, põhimõtteliselt sama, 60%, 3-sed 14-5, 35,7% Ventspilsil ja vabavisked 87,5% ja laud. Ventspils on siis kokku saanud 16 lauda, millest 4 on ründelauda ja Kalevil 19 lauda. Pallikaotused Kalevil 7 ja Ventspilsil 8. Et suhteliselt analoogid need numbrid on veel arvatud siis visketabamise ja top skoorimehed hetkel siis Kalevil Ketso 18, Riid 15 ja Scott 15 punkti. Ja Ventspilsil Baxter 14, Akipala 12 ja Veselos 9, et Ventspils on see kord siis saanud 2 meest, kes on juba üle 10 punkti saanud, et tuletab meelde, eelmine mäng oli ainult Baxter see mees, kes sai 2-kohalise arvu punkte. Praegu on 3 veerandajaga sisuliselt eelmise mängu skoor siin gool 70-55, praegu on 67-54. No
väga loodan, et see mäng ikkagi ka numbriliselt võidetakse, mitte nii-öelda ei minda edasi selle Tallinnast saadud eduga. Hetkel on teinud Kalev kokku võistlikult 10 viga 3 veerand aega. See peaks ju väga number olema. See on jah, väga väike. Ja näitiga, nagu sa enne mainisid, ilmselt tegevust, et isegi ei tehta nagu viga, et lastakse vabalt kiskele ja ei üritata nagu mitte midagi korda saata. Aga oleme siin vastel sellist pallikeravust ei ole väga palju olnud ja kui on, see on kuidagi väga lihtsalt nad saanud kuvini ja seal ei ole neid vigu eriti tehtud. Mängu algusele, siis Kimbala paneb palli pealt sisse. Ja Kriisal ei jää siin hetkel midagi muud üle taha ja üritab küll aga ikkagi väga sinna, ütleme, esimesel korrusele jäi Valmo Kriisa tegevus, kui Hakala siis kõrgete korruste mees. Siin siis Läti kohtunik, praegu küll Eesti kohtunik Andres Tobi, vastaste treener palub midagi ka Läti kohtunikult Juris Kokainiselt. Ja midagi mehel on midagi väga vaja praegu hetkel. Ei teagi, mis täpselt, äkki on see olukord uuesti üle, äkki natukene lihtsalt pudelkese vett või ei tea, mis see olukord siin praegu hetkel oli. Igatahes vahe on sulanud 11 punkti peale 67-56 ja ründevigasid tuleb veel. Rait Keerlasele katteviga siis. Seisul jah, 67-56. Rait Keerlas siis, kes esmakordselt see mängu väljakul on, teenib siis esimese vea ja selliseks see mäng jäi ja mees ei ole üldse rahule, et isegi ei andnud Mati Tšileri väikest sõbralikku käepigistust või high-five'i ja läks istus kulmu korsutades pingile. No ei vist sellised asjad eriti ei too rõõmu suule nii-öelda mängijale, kui ta läheb nii-öelda neljandal veerandal väljakule, teeb ühe vea ja võetakse kohe pingile, et võtab vist isu ära. Nojah, eks see... Aga eks see korvpall on juba siukene, et võistkondlik mängija, sa pead oma nii-öelda andma ühelt poolt ja oma võistkonnale tundma nagu ühtsustunnet ja samas ta pead nagu ka ise enda eest väljas olema ja tõestama enda positsiooni nii-öelda selles tiimis. Nojah, ja eks treener mingil hetkel ta ei mõtle reaalselt, kui palju igal mängijal individuaalselt hästi on, vaid teda huvitab nii-öelda see lõpptulemus, mida see kooslus suudab tekitada ja eks ta siis käitub vastavalt oma vajadustele seal hetkel, kuna lõppkokkuvõttes tema vastutab. Helmanis hetkel siis eksis siin 3 punkti viisidel ja ütleme nii, et mees ei olegi täna kätt valgeks saanud. Eestlastel on siis kõik väljakul käinud mehed peale Tanel Sotku on käevalgeks juba saanud. Nüüd Howard Fryerilt umbes 7-8 meetri pealt kolmenemist tabas. Siin Vairoksil pall ei põrganud enam hästi. Vairoks proovib nüüd kolmest ja noh, ütleme, pall kukkus Akimpalale sinna nina ette ja mees ei võtnud seda üles, et suhteliselt kummaline. Suurepärane muidugi praegu, mida Scott tegi, kui me nüüd vaatame uuesti. Ilus sööt ja Fryer toob 2 punkti lisaks veel. Et kas võime öelda, et Scotti puhul ikkagi on lõpuks leitud Kalevi see playmaker, kes nii-öelda, keda on otsitud, kes ei tule nii-öelda ise uhama ja ütleme sageli siis olema nii-öelda hästi ebastabiilne ja vahel hästi efektiivne ja vahest ikkagi tees palju möödavisked, aga ütleme see täites täpselt selle playmakeri koha, et kes söödab, ehitab mängu üles, et ka see, et Scott on hetkel siukene. No ma arvan küll, praegu on ta küll näidanud viimastes mängudes ja